Mõtlesin, et kuna talvest jutt on, et winter is coming, räägime sellest ka natukene. Et mis te sellest arvate, et kas see kämpamine on talvel mõistlik või mitte? Selles on täiesti lahkarvamused. Inimesed on need, et esimene külm tuleb, on masinad kadunud, kõik on varju alla pandud, ära peidetud ja kõik see on läbi, eks ole. Tuleb see väga palju merendusest, sellepärast et seal on, nii kui külmaks läheb, kõik ronivad minema, eks ole. Selle asja puhul on minu isiklik arvamus aastatega tulnud selline. Muidugi see on mega mõistlik. Et kuna ise ei ole mingisugune tõsine loodusinimene, ma ei hakka valetama, et mingi suur spordiinimene, suusataja, mingi muu asi nii oleks. Mulle ma ütleks, vanadusega tulnud, mulle täitsa veeldib talves niimoodi, et ma lähen, sõidan kuhugile RMK-le, pargin ära ennast, hommiku naudid seda ilusat talve, seda ringi liikumist, seda asja seal. Aga samas on see, et ma võin ju minna siit sõida, istun oma kõrgesse autosse, sõidan metsa ära, eks ole. Siis ma tean see, et ma pean kodus ennast riides pakkima. Siis ma autos, kui ma sinna sõidan, siis mul hakkab palav, eks ole. Siis ma jõuan sinna kohale, siis mul on juba niiski olemine. Siis ma ei pea seda kõike tegema. Ma käin, jalutan, teen midagi asjad ära, et hästi siukene, ma ei tea, minule meelt rahustav, hinge rahustav, see valge loodust, nautida seda. Siin üks aasta oli ilus talv, ma käisin 3 nädalavahetust, käisin need Eesti erinevaid joad lägi. Väga siuke huvitav oli, et hästi meeldis. Teine asi, mis ma kasutan, ma käin spaades. Et ma sõidan reede õhtu kohale, teinekord ütleme, mis mulle olen juurde veel pookinud, on see, et kas ma käin siis seal spaas kuskil, ütleme, Viljandis muidugi spaad ei ole eriti veel, aga Rakvere, Tartu, Pärnu. Ma käin veel teatris ka, spa ka, eks ole, siuke mõnus vaba nädalavahetus. Siin näiteks see pilt on tehtud aastal 2012. Olin lastega Lapis jõulumaal. Lapsed on sellest reisist ka väga heal arvamusel olid, no siis seal on praegu mingi sellised olid, eks ole. Ja me olime täpselt jõulude ajal. Ehk siis jõulumaa, kes on lastega seal käinud, on alati selline koht, et on hästi ilus, lastele meeldib ja endale ka päris huvitav, aga seal on alati pikk järjekord. Mina olin 24-25 seal, lapsed läksid uksest sisse, istusid jõulumaale sülje, said piparkoogid, tulid välja, andsid mulle piparkoogid, läksid järgmise ringile. Lõpuks ma hunnik piparkooke. Ühesõnaga, see oli nagu siukene tore asi. Ehk nüüd sellest nii-öelda eelloost või kuidas seda kasutada mõtteid teile. Muidugi sinna juurde ka igasugused suusatripid, kes on suusatajad, asjad käimine. Mul oli COVID ajal hakkas noorem tüdruk lumelauda sõitma. Ma istusin terve 2 talve kuutsekal. Ja see oli tore vaadata. Meid oli seal üks punt papasid, kes me tundsime elust mõnuda, kütsime sama telksauna ja elu oli nagu lilgureid õhtu kohal läksime. Siis oli teine punt papasid, kes seal jõudsid umbes siukse väsinud nägudega kell 11 kohale, lapsed läksid mäkki, siis nad käisid, istusid autos, siis väsisid jalad ära, siis hüppasid ümber autos, nad istusid autos, siis lapsed tulid kella 4 aega mäest ära, kõik on jumala see okei, ja tagasi koju sõit, eks ole. Meie nautisime ainult elu. See on nagu üks versioon, mida ma täitsa soovitan kasutada, et neid suusatrippe asju, kui me võtame nüüd siin põhja, isegi just eriti Soome, mis on meil kõige lähemal, suusa need keskused, meil on kõigil on päris korralikult väga hea koha peal kämpingud ka olemas. Nüüd soovitusi. Mida teha, kui talvel kasutada? See on hea vana, väga hea lahendusega tegi omal autosse, tal külm ei ole. Aga põhimõte on sellest. Pange küdema alati, kui teil on kõik veed välja lastud. Vähemalt 24 tundi enne. Sellepärast, et temperatuurid jõuaksid ühtlustada. Seal sees oleks hea mõnus olla. Põhjus on see, et aga mis on, ma panen truuma käima, nagu ennem juttu oli, 2 tunniga seal sees sooja. Tõesti on. Kindlasti paljud inimesed on sõitnud siit Tallinna 2 suure linna, mis Eesti 2 suure linna vahel Tallinn-Tartu, eks ole. Vahet ei ole, kumma poolt sa stardid. Noh, ütleme niimoodi, et ühtepidi on siis kuskil stardid Tallinnast Jüri kandis või seal Kose kandis jääd korra seisma, viskad jope maha, siis ta sõidad Pusaväel hea sõita, eks ole. Tartust tuled ja teed Põltsamaal sama triki. Aga siis sõidad rekkast mööda, vaatad rekkama, siis tuleb T-särgis. Ega see ei tähenda seda, et see rekka küte on nii palju võimsam. Vaid rekka kabiin on vanal 24 tundi soe. Tal on 24 tundi soe, tal hingab kogu see üritus sooja. Tal ei õhka külma, eriti käib see selle asja puhul, kui te lähete magama. Madratsid. Teeme rutem. Aitab küll tänaseks teeme teise pildiga. Ma ei tea, kuidagi ma sain oma pildi niisuguseks. Nojah. Samamoodi lähevad see madratsid asjad kõik soojaks ja
veesüsteemi, eriti need truumaklapid, kus on vahel, saab täitma hakata siis, kui buss on soe. Sest et truuma see klapp ei jää kinni, kui tema ümber on alla +6. Külmik, no see käib suvel ka täpselt samamoodi, vähemalt talvel võib panna 12 tundi ennem vähemalt käima, sest külmik on seest jahe. Suvel vähemalt 24 tundi ennem käima, et see temperatuur jõuaks minna. Kuna kodudes kõikidel, keegi mäletab, mille kodus külmkappi välja keeras. Vot seda sama ma arvasin ise ka, et keegi ei mäletagi. Sellepärast on harjunud, et külmkapp on kogu aeg külm. Matkaautos, Haagis suvilas võib ta olla niimoodi, et ta on sul maha ja soe näiteks suvel. Tavaline viga, mis tehakse, ongi see, et minnakse suvel näiteks sõitu, reedel kohe peale tööd ära, kõik pere peale, ruttu metsa poole tuld, külmkapp käima, poest läbi, toidud sisse, hommiku hakkad kohvi peale piima kallama, lapsed hakkavad müslit sööma, siis on kisamaja, siis jookseb metsast kuhugile poodi, sest kõik on pahaks läinud. Sest see absorptant kapp võtab aega natuke rohkem, kompressorkappidega natuke vähem. Talve kasutuses soovitan täis vaibad põrandal, on soojem. Ja noh, muidugi siia ette nüüd on praegusel hetkel olemas ka ALDE bussidel, näiteks sellel bussil võib vaadata ja sellel bussil on seesama vaip on ALDE vedelik keskküttega. Talvises kasutuses kõige suurem soojakadu, poolintegreeritud bussid. Haagistel ei ole nagu suurt midagi teha, aga poolintegreeritud bussid on esiotsad. Need küljeuksed, siin on ühekordsed klaasid, siin on ühekordsed klaasid, need lasevad külma päris palju läbi. Sama asja tegelikult võib kasutada suvel, kui sa paned selle termomati peale, siis teistpidi ta lähe sul seest nii palavaks. Täisintegreeritud busside puhul on esiklaas alati. Suur asi, mis laseb hästi palju, ta on ühekordne, see ei saagi topeltklaasiga olla, et see on selline koht, mida peaks ka jälgima, et soovituslik ära katta. Küljeklaasid, see nüüd sõltub masinatest, et kas on topeltklaas või mitte, need siin praegu, mis on kõikidel on pagetklaasid ka siis selle koha peal. See annab siis juurde seda, et sõidu ajal on ta helikindlam, suvel hoiab kuuma rohkem väljas, talvel hoiab sooja paremini sees. Me juba sellest tegelikult rääkisime, see talve kasutuse kuul, mis on tegelikult hästi oluline, ongi nagu ma ütlesin, see sama jääksoojuse kasutust ruumal, selle sama kütteseadme asukoht. Ehk probleem on lihtsalt selles, et kui see kütteseade on siin taga all, siin see tsoon on hästi mõnusalt soe. Siin, kui on magamine või kui täisintegreeritud ees üleval magamine, siis see tähendab seda, et kui siin on hea olla, siis siin on külm, siin on väga külm, siin on hea olla, küte on nii kõva, siin viskad leili. No, muidugi saunas ka eestlasel meeldib käia, et ega see ei ole ka mitte midagi. Ehk siis alati soovituslik ja sama vedelik keskkütte puhul ka, mida keskemal see asi on, seda parem on see ühtlane jaotus. Kui talveks kasutada, vaadata, on õhuliikumine bussides. Et sooja liiguks siin taga, tavaliselt kõige parem ongi see, et kui eriti voodites on tagaseinas, mitte kohe välissein, vaid seal on siis kas mingi ilumoodi pehmendusega, teine plaat veel ees, seal taga on 3-4 millimeetrine õhu vahe, kus siis soe õhk saab tulla alt üles kappide tagant läbi ka veel ja sul on terve see osa soe. Kui seda taga väikest vaheseina ei ole, see sein võib ükstapuha kui paks olla, aga hommiku ärkad nuppel on jääs. See õhkab ikkagi külma. Õhuliikumine on see, mis hoiab soojas. Sama muidugi võib öelda ka, et täisintegreeritud busside puhul ei ole nad kõik ühesugused, esiklaas on ärmas, lahti ei sula. Sama alusauto tootja puhul see sõltub lihtsalt, kuidas on lahendatud see süsteem. Et pikalt ma ei peatu selle peal. Samamoodi siin ongi näha ka, et on ülemise põranda peal radiaatoride küte ja alumise põranda peal. Et see on nagu talveliikumisel, kui te plaanite talveliikumist asja või midagi sellist, on oluline. Siin on nüüd õhk keskkütte puhul. Tuleb üles, aga käib ka all, läheb ära. See on nüüd selline väga hea näide, et veetrass jookseb allnurgas, aga küttetrassi viime ülevalt. Ja siis, kui see välisein, siit on veel ilusti mingid õhud saugud ka veel läbi, et siis võib päris ilusti öelda, kui ruttu see ära külbub. Veepaakidest me juba rääkisime, et mida see tähendab, see isolatsioon ja see küte ja need asjad. Nii, ega siis muud ei oska soovitada, kui suured tänud kuulamast ja mõnusat talviseid seiklusi. Et kui kellelgi midagi on, küsige julgelt. Aitäh!